Nii, valmis? Jah. Oho. Aga miks ta just ühes suunas, selles suunas on pööratud? Kas seal rohkem tähti või kuidas? Jaa, aga see on huvitav, aga avatud ainult ühes suunas on. Sinna ta ei saa vaadata. Keeran kuppile teisele poole. Kuppel ka käib ringi. Kuppel käib ringi. Oo. Selle keerame kuhu vaja teleskoopi. Ainult asi, mis selle teleskoobiga on, et temaga ei saa põhjanaela vaadata. Nii üles ei lähe. Ta liigub meil kolmest teljes. Et see teleskoobi saab niimoodi üles liigutada. Ja selle monteeringu peal siis, kuhu iganes tahad, põhimõtteliselt 360 kraadi. Aga elamus vaadatavad objekti jääb lõuna taevasse, et sellepärast aga sellise ülesehituse ja sätunguga on, et see mõeldakse Saksa monteeringuks, kus teleskoobi telg on täpselt põhja. Ja Saksamaal oli ehitatud või Venemaal? Ei, Venemaal, Lomo tehases. 74. tuli ta siia pani püsti, hakati võrdlusvaatusi tegema ja siis Lomo, nii nagu seinakaameratel on peal. Samas, põhimõtteliselt sama vabrik teine aru. Tehtud, et Nõukogude Liidu teleskoobid ehitati enam. Aga mitu korda ta suurendab või liigi tõmbab? 1000. 1000, see on palju, sest 1000 korda rohkem tähti saab näha kui palja silmaga. Jah, selles mõttes küll, et seda, mida palja silmaga ei näe, hästi ükseid vähe heledaid selle teleskoobiga. Ja galaktikaid saab ka näha kaugema. Saab näha. Temaga saab, ta on hästi nagu uudu. Jah, ta on hästi kitsa vaateväljaga. Meie kasutame seda populariseerimise eesmärgil kuu vaatamiseks. Ja kasutame neid abipiksilmasi ja kiidi. Ja kuu vaatamisel me näeme kuud nagu nii lähedalt sellega, et sa näed, kuidas seal vari hüppab nagu kraatrite peal. Aga nagu tervet kuud ei näe, need ainult kitsast kuu osa, et on hästi lahe see asi. Siin on 1,5-meetrine peegel sees, nii suur auk on keskel ja kuidas ta töötab on, näitan selle skeemi pealt. Ehk siis suunatakse, siis see teine ots suunatakse taevasse objekti peale, mida soovitakse uurida ja valgus paistab sisse. All on 1,5-meetrine nõgus peegel, koondab valgusvihu siia sekundaarpeegli peale, mis on samuti väiksem, 40 sentimeetrit umbes, ka nõgus ja koondab selle kitsa kimbu siis siia. Selle asja nimi on spektrograaf. Ja spektrograaf, tal on selline prisma sees, kuhu on hästi peenikesed jooned veetud, 1 millimeetri peale umbes 2000 joont, mis siis murrab selle tähevalguse erinevad spektri pikkusteks ja teeb sellest spektri ja sellest teleskoobist tuleb välja joonspekter ja joonspekter on siis selline asi sisuliselt, siin on värviline, meil tuleb kõik monokromaatne ehk siis mustvalgelt ja teatud siis nähtava valguse osas ja siis me näeme siis selle tähe spektrit, et millises lainepikkuses signaal kui tugev on ja mis spektritele on huvitav on see, et teatud lainepikkustes on neil sees augud, nagu neeldumisspekter, kus pole signaali. Ja need augud on teatud tüüpi tähtedel samas kohas ja need ütlevad meile, mille järgi on siis võimalik tähti klassifitseerida, näiteks nagu siin tähtedel on need neeldumisspektrid eri kohtades ja teine, selleks saab palju huvitavaid asju teha, ta on nagu näpujälg, ta ütleb meile, kui vana see täht on, missuguses arengustaadiumis seal on, kas seal juba raskemetallid sees põlevad või mitte.
ja kui me leiame sama nii-öelda tüüpi tähe, siis nende joonte põhjal on võimalik öelda, kas see täht liigub meist eemale või meile lähemale. Ehk siis kas need jooned, mis on teatud spektris nagu samas kohas, kas need on nihutunud rohkem punase poole, punanihkes või sinise poole, sininihkes. Et seda Kaugust saab mõõta niimoodi. Kaugust saab mõõta ka, selle punanihke põhjal. Aga tähtede kauguse mõõtmiseks on teisi meetodeid ka, aga spekter on siis... Vanust saab ka? Vanust saab ka. Ja kaugus ja vanust. Ja kui kiiresti ta liigub? Seda, no ütleme, kaugust mõõdetakse vist ikkagi heleduse järgi, saad teada, kui sa tead, mis arengustaadiumist ta on, mis tüüpi täht on ja kui hele ta peaks olema ja mis see heledus nagu meile tundub, selle järgi saab öelda, kui kaugel ta on. Teine asi on siis mõõta parallaksmeetodil seda asja, ehk siis mõõta väga kaugel oleva objektiga, mis on ka hele, näiteks mingisugune galaktika, mis meie jaoks ei liigu, tema vahelist nurka, oodata pool aastat, millal maa läheb ümber päikse ja siis muuta seda nurka uuesti ja selle nurga järgi trigonomeetrias saab selle välja arvutada, siis parallaksi meetod.